Tere varast ennelõunat või hilist ennelõunat juba minu poolt ja palju õnne siis kõigile Riia kolleegidele ja ka meie külalistele. Räägin sellest, mis on juhtunud meil küberruumis viimasel ajal. Mõned ka huvitavamad näited, käin kiirelt läbi. Üks on lausa nii huvitav, et sellest on hiljem eraldi esitlus tulemas pärastlõunal. Ja siis räägin ka sellest, mis meid siin lähemas tulevikus või keskpikas tulevikus ohustada võivad, ehk siis mille suhtes peab valvel olema ja valmis. Ja lähengi kohe asja juurde, sest aeg on halastamatu. Et seda graafikut ilmselt on paljud teist juba näinud. See oli meie aastaraamatu tutvustava esitluse osa kuskil siis 4 kuud tagasi, kui me seda viimast nii-öelda esitlesime ja see siis näitab, eks ole, et aastalt aastasse pärast seda, kui hakkas Ukraina sõda, kui Venemaa tungis kallale, on meie poolt registreeritud mõjuga küberintsidenti kogu aeg kasvanud ja väga jõudsalt. Viimati siis kasvas aasta võrdluses 58%. See on see punane tulp seal siis. Ja kui me võtame selle aasta ka siia pilti, siis esimese 5 kuuga on näha, et esimesed 2 kuud läks nagu natuke paremaks ja pärast on läinud jälle halvemaks. Kokku on kasv umbes 10% praegu. Kui see ekstrapoleerida nüüd aasta lõpuni, siis võiks ennustada 11 000 registreeritud mõjuga intsidenti, aga eks me näe, kuidas see tegelikult lõpuks välja tuleb, et suvi on ka vahel ja seal inimesed tahavad ju puhata ja nii on. Aga ikkagi, et numbrid on suured, aga peamised need intsidendid ei ole siiski niisugused väga tõsised. Ehk siis, et ka see oli aastaraamatu slaid, 0 intsidenti, mis raputasid ühiskonda ja see tegelikult on päris mitu aastat niimoodi olnud ja me kõik teeme ka selle nimelt tööd siin Riias ka ja ka laiemalt Eesti riigis, et see nii oleks. Toon nüüd mõned näited, mis siiski olid nüüd viimasel ajal olnud tähelepanu väärsemad intsidendid, mis on reaalselt mõjutanud siiski inimesi niimoodi, et see on natuke häirinud. Näiteks siin 2,5 kuud tagasi pool päeva rongid ei sõitnud, sellepärast, et oli tarkvararike. Oligi niimoodi, see on tegelikult päris närvi ajada ja see ilmselt inimesi, keda see mõjutas, oli ei tea, tuhandeid, et ebameeldiv, aga sai korda poole päevaga, see oli rike, ei olnud rünnak. Samamoodi seal raudteelt mulle meenub veel kuskil kas 23 sügisel ei saanud jälle pileteid osta, et rongid sõitsid Elroni omad, aga piletisüsteem oli maas. Et selliseid asju aeg-ajalt juhtub. Aga hästi suur teema tegelikult, ma usun, kõik on sellega kursis, on meil ju kõik need pettused, mis nüüd on siin ühiskonda raputanud aasta pluss viimased. Et eelmine aasta 31 miljonit varastati Eesti inimestelt ja ettevõtetelt erinevate vahvate skeemide kaudu. Ja see tegelikult on päris suur number Eesti kontekstis. Suurimad summad on siin kuskil seal miljon ja isegi nüüd vist paar nädalat tagasi oli lausa 1,5 miljonit ühelt ettevõttelt läks, et need ikkagi lähevad ka suuremaks ja ebameeldivamaks ja väga kahetsusväärne, et sellega õnneks tegeletakse, aga meie üritame sellega tegeleda, politsei, pangad, telkod, nüüd isegi koordineeritakse seda juba, et kuidas tegeleda, võidelda, ennetada. Et ma usun, et ehk saame siin mõne aja pärast ka näha, et need numbrid hakkavad alla minema. Päriselt ka suheldakse asutuste vahel nüüd, et isegi esmaspäeval kohtume Rahandusministeeriumiga, et siis arutada oma neid sõnumeid, mis mõlemad sügisel paiskavad avalikkuse ette. See nüüd oli siis siin paar nädalat tagasi, et mis oli 2 miljonit oli arvel ja 700 000 varastati ära, et päris ebameeldiv ja raamatupidaja kahjuks jälle jäi uskuma, et politsei kaasab ta siis salaoperatsiooni, millest ei tohi kellelegi rääkida ja nii edasi, et see loodetavasti ikkagi inimesed panevad tähele ja seda jääb nagu vähemaks siis, et nüüd järgmised raamatupidajad võib-olla selle võrra natuke vähem jäävad uskuma. Nii, see siis on see, millest hiljem tuleb eraldi ettekanne. See on lunavara rünnaku näide, mida Eestis viimastel aastatel väga palju pole olnud, vähemalt meile teada olevalt. Et siin mõned aastad oli järjest 000 ja siis on jälle tulnud natuke. Siis see Cinnamon ise läks avalikuks sellega eelmisel aasta suvel, ja siis ütles, et siuke jama, aga et tulge koha peale, saate sularahas maksta ja kinno ikka. Nüüd see kino küll pandi vahepeal kinni seal T1, aga muudel põhjustel, mitte küberrünnaku tõttu, aga ma lugesin, et nad nüüd jällegi taasavavad ennast kosmoses, et siis kosmoses saab ka jälle kinno ja traditsioonid on taastatud,
et seal on ju alati kino olnud, väikese vahega küll nüüd. Jah, taastamine neil võttis mitu päeva aega, aga nad said sellega hakkama, et see oli kindlasti huvitav ja hea meelega ootan ise ka seda ettekannet, mis siin tuleb mõne aja pärast. Nii, siin järgmisel slaidil on ka veel mõned viimaste aastate kõnekamad pealkirjad, mis meil siin juhtunud on, et päris palju tegelikult on jah olnud seda, et pangateenused mingil hetkel natuke mõnel pangal ei tööta, tihti on see õnneks olnud õhtutunnil, ka mingisugused, ma ei tea, digiretsept näiteks on olnud maas või piiriületusega on olnud probleeme niimoodi natuke aega, aga midagi väga hullu pole on olnud. Mingid haiglad on vahepeal mitte töötanud paar tundi või pliiatsi paberiga töötanud siis. Siis oli see 700 000 inimese andmeleke, mis nüüd jõudis ka selle trahvini, eks ole, mis nüüd vaidlustatakse siis selle ettevõtte poolt, kes Apotheka kliendibaasi haldas ja samamoodi see Vene sõjaväeluure teema, see oli siis see, kui 6 aastat tagasi kuskil natuke vähem oli siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis oldi sees ja sealt varastati mingeid andmeid, mis küll ei olnud kuidagi salajased, aga olid siiski osaliselt asutusesiseseks kasutamiseks. Ja siis võttis mitu aastat aega ja siis Eesti julgeolekuasutused ja prokuratuur suutsid selle omistada konkreetsetele venelastele konkreetses üksuses GRU all siis. Et see oli tegelikult kindlasti edulugu, senine ainuke, mis me teinud oleme Eesti riigina, aga vast tuleb neid veelgi. Nüüd võib-olla selle Eesti bloki lõpetuseks, et lihtsalt siis see, et kui meil oli 31 miljonit eelmine aasta, siis selle aasta eeldatav küberkuritegevuse maht on 10,5 triljonit USA dollarit, mis oleks siis maailmas suuruselt 3. majandus, 2 korda suurem kui Saksamaa. Selles mõttes paneb korraks ikkagi mõtlema, et see kübervärk on selline väga huvitav domeen, kus saab palju juhtuda ja peab olema valvel. Nii, nüüd ma räägin natuke AI-st ka, et siin aprillis või oli see märtsi lõpus tekkis siis või levis siuke jutt, et see siis Anthropic on saanud valmis uue Claude'i mudeli Mythos, mis on hästi võimas ja võimsam kui kõik seni ja väga äge on ja seda siis nad mõned suuremad tarkvaratehnoloogia ettevõtted võtsid ka testima sellise projekti nagu Glasswing raames. Anti siis ligipääs, nad saaksid siis oma süsteeme selle AI-ga nagu selle mudeliga siis kombata ja vaadata, kus on vead ja need ära parandada. Et see tegelikult on väga tänuväärne. See suhteliselt piiratud ring, siis nüüd oli paar päeva tagasi uudis, et see vist laieneb, veel 150 ettevõtet saab selle ligipääsu sektoritest, mis seni ei olnud sinna kaasatud ja vist kokku 15 riigist. Eile kirjutas Politico, et ka ENISA, Euroopa Liidu küberturbeagentuur vist saab nüüd sellele ligipääsu, veel ei ole päris selge, kuidas, aga selle raames siis ka liikmesriigid loodavad sinna ligi saada ja meie muidugi ka üritame vahetada infot ja seda saada ja tegeleda selle teemaga. Ehk siis, et see tegelikult on selline, ühesõnaga, kui see PR-jutt, et see on hästi võimas, see uus mudel vastab tõele, siis ilmselt võib eeldada, et on ka teisi selliseid mudeleid tulemas ja ka pahade poolt ja siis võib natukene raskemaks minna. Et see peab kindlasti nagu silmas pidama ja ei tohi magama jääda ja Joonas siin enne viitas, et me peame ikkagi kogu aeg närvis ja valmis olema ja kindlasti ei tohi siin silma kinni pigistada ja puhkama jääda. Nii, siin lihtsalt siis veel siis illustreeriv slaid, et siis seal paremal üleval on siis selle Mythose parim tulemus mingisugusesse süsteemi sisse murda, kus ta tegi seda umbes 10 minutiga. Ja siis isegi keskmiselt nad on see Mythos oluliselt parem kui teised praegu teada olevad mudelid. Et seega seal midagi nagu tundub olevat, aga jah, et avalikult väga palju infot veel ei ole, aga küll see ka tekib. Ja see kõrvale siis panna see, et eks ole, seda on ka ilmselt paljud näinud, see on see Zero Day Clocki siis see graafik seal avalehel, et kuidas turvanõrkuste avastamisest kuni siis ärakasutamiseni on see ajaraam vähenenud, et nüüd on see siin seal alla, ma ei tea, see paar tundi või mis ta praegu on, et väga vähe ühesõnaga. Et kui siis panna kõrvuti niisuguse võimsa AI-ga, mis mingi hetk jõuab vabale turule, siis võib
jällegi peab väga valmis olema. Selle kohta on veel paar slaidi. Ma ütlesin jah, et juba, et muutub keerulisemaks, tuleb haavatavusi juurde ja see AI võimaldab pättidel paremini rünnata ja just see on probleem, eks ole, mitte see, et see Glasswing on ja need ettevõtted oma süsteeme parandavad, vaid probleem on see, kui see jõuab pahade kätte või kui hiinlased ja venelased tulevad millegi sarnasega välja ja nad ilmselt tulevad, et küsimus ei ole ju kas, vaid millal. Nii on. Jah, ühesõnaga tuleb olla valmis, tuleb parimaid praktikaid jätkata kasutamist. Küberhügieen on ka väga oluline, et jällegi, et kui töötaja kuskile ei kliki, siis on ka turvalisem, nii edasi. Et nüüd on see mure muidugi ka, et see tehnoloogia aina läheb kõvemaks, aga inimesed ikkagi pigem peavad veel parandama neid nõrkusi, mida siis tehnoloogia leiab ja siis inimvõimekus peab ka kohanema ja peab kiiremini tegema ja see kõik võib natukene ajada meid võib-olla lühisesse. Aga vast väga hullu ei juhtu, me siin ikkagi oleme ju valmis. Ja pealegi see digiühiskonna arengukava, mis kõrvaliselt ütlen, et see digiühiskonna arengukava, mida siin mainiti, aga vist väga siin ei puudutatud seda enne, siis see tegelikult ju tahab just meid väga krativäeliseks riigiks viia, et tegelikult see AI on ka väga hea ja väga tore, kui seda õigesti kasutada. Et selles mõttes vahva. Nüüd mainin Hiinat ka natukene. Hiina meil on siin siis, mina tulin Riiasse ka päris ammu, juba 7 aastat saab augustis. Ja siis Hiina ei olnud nagu mingi teema. Et nüüd Hiina on teema juba mitu aastat, see on ka meedias teema. Meilt küsitakse ka selle kohta, siin on ka see, et kas riigikogulased võiksid seal käia või mitte seal käia. See pole päris meie teema, meie räägime rohkem tehnoloogiast. Aga et see siis on, eks ole, meie idanaaber on palju võimsam ja tahab hakata sajandi keskpaigaks maailma valitsema, ehk siis saada juhtivaks suurriigiks ja ollagi amide asemel see maailma boss või politseinik. Ja selleks nad siis on ka kogu selle tehnoloogia ja kübersfääri rakendanud. Et see on siis ka vahend, kuidas partei võimu hoida, tugevdada ja Hiina võimu hoida, tugevdada, tõsta ja võimekust. Ja nad on tõesti väga võimsad, et mul on selle kohta paar slaidi veel, et see siis, et on siis nagu skeem sellest, kuidas, mis on kõik need peasekretärile alluvad erinevad küberüksused erinevates asutustes. Ja neid on siis 1000 korda rohkem on hiinlasi kui meid või juba rohkem kui 1000 korda. Ehk siis, et need mastaabid on täiesti suured, nad on väga head kõiges selles, mis nad teevad, neil on see ökosüsteem seal väga public-private partnership, riigile tuleb kõik teada anda, mis eraettevõtted teevad, avastavad nii edasi, et see tegelikult on väga suur oht ja sellepärast me räägimegi, et Hiina tehnoloogiat peaks väga täpselt läbi mõtlema, kuidas sa kasutad siis oma asutuses või ka oma isiklikes asjades. Ja meie oleme kindlasti ka nende huviorbiidis, et me oleme küll väiksed, aga me oleme ka EL-i NATO liikmesriik, eks ole, mis on juba siis teine plokk ja seega me oleme nagu nende jaoks teisel poolel ja nad tahavad ka meie järgi luurata muuhulgas siis seda küberit ja tehnoloogiat kasutades. Siin on ka eelmise teemaga läheb kokku veel üks slaid, et siis siin on, see on küll aasta algusest enne seda, kui see Mythos välja tuli siis ja see jutt, aga siin on näha siis, et see Ameerika parim AI mudel ja Hiina parim AI mudel, et see vahe on siin aastatega jõuliselt vähenenud, et on peaaegu sama head. Ja kui siis juba, see Mythos on nii hea, siis küll seal hiinlastel ka midagi nii head on ja siis tulemas ja see ei tee olukorda otseselt paremaks. Nii. See skeem siis siin veel, või see on AI-ga tehtud, mul kolleeg aitas teha selle, et see siis näitab seda, kuidas siis kõik see, mis hiinlased meilt siis tehnoloogia ja küberi abil kokku ajavad, see jookseb siis sinna Hiina võimukeskusesse partei kontorisse ja selle järgi tehakse otsuseid, kuidas maailma edukalt edasi valutada. Ja see just ongi veel kord see põhjus, miks väga ettevaatlik võib olema nende asjadega. Ma räägin natuke Venemaast ka veel, sest Venemaa ei kaua kuskile meie kõrvalt, et neid me küll nagu tajume oluliselt rohkem seni oma igapäevaelus
tavalistel põhjustel, ilmselgetel põhjustel on ka siin lähedal asjad käimas, isegi ärkasin täna kell 3:50, kui naisele helistati, et droon tuleb. Et selles mõttes see on meil palju rohkem nagu näha, aga ta on nagu teistmoodi. Et jah, siin ma rääkisin sellest luureteenistusest, kes on ju siis MKM-ist andmeid varastas, neid on seal veel. See slaid ongi selleks näha, et neil on seal igal sellel teenistusel on olemas omased mingid rühmitused, kes siis väga täpselt tööplaani täidavad, üritavad andmeid koguda ja nii-öelda siis seda Vene mirri edasi aidata. Et ka jällegi siin tegelikult väga aitab see, kui sa oled lihtsalt mõistlik, tead neid asju, ei kliki igale poole, see juba aitab väga palju, et siin on lihtsalt siis paar näidet mingitest meilidest, mis saadetakse Eesti riigiasutustele või siis diplomaatidele teistes riikides, et üks on siis, et saate siin soodsalt Toyota osta umbes ja teine siis teeskleb, et on üks meie kolleeg ja tahab meiega mingit infot jagada, et korraks mõelda enne, kui klikad, on juba oluliselt parem. Ja ma jõuangi tegelikult kohe lõppu. Tahan veel korra mainida selle Vene teemal ka neid nii-öelda häktiviste, et need on olnud meil ka ikkagi nagu seal aastaraamatutes sees ja ettekanded ja see ka pärast seda, kui sõda hakkas, siis nagu kõrgele üles selleks rünnakute arv ja alguses ka edukate rünnakute arv, et võeti siin mingeid asju maha, kodulehed ei töötanud, siis me hakkasime kaitsemeetmeid rakendama, siis läks paremaks. Nüüd nad, mul siis tiimis inimene jälgib neid ja tema hinnangul on nad tegelikult ikkagi paremaks saanud viimastel aastatel, et ei tee enam lihtlabast DDoS-i, vaid ikkagi proovivad ka reaalselt nii-öelda siis kompromiteerida, kuskile sisse saada, pigem ripakile asjadesse nagu valvekaamerad või rattaringlused, aga ikkagi nad proovivad ja tegelikult nad on nagu väidetavalt saanud paremaks, sest ka siin ma tahan öelda, et need inimesed on meie kõrval seal, neil on neid rühmitusi on tohutult palju, nad teevad ka koostööd veel teiste rühmitustega, teistest riikidest, näiteks siis nagu mul kolleeg ütleb, araabiameelsetega, kuna vastane justkui on sama neil, ehk siis, et jällegi ka see on teema, millest me ei saa endiselt mööda vaadata, et venelastel on neid seal kihte erinevaid, aga sellega ma oma ettekande lõpetasingi. Tänan väga, soovin meeldivat päeva jätku.